Oli aasta 1944 ja väike Emajõe ääres olid suured lahingud. Teisel pool kallast olid Saksa väed ja siinpool kallast olid Vene väed. Ning tänases ekspeditsioonis võtab osa meil ka Kristo. Tere tulemast! Me Kristoga kasutame siis imiteeritud koguses Magnetari Megacube magneteid, mis tegelikult on Magnetari kõige võimsamad magnetid, eks ju. 2700 kilogrammi tõmbejõud. Räägin siis natukene sellest arhiivist. See on siis Jõgevest, see on siin väike Emajõgi ja siinpool kallast olid siis Saksa positsioonid. 13–15 september 1944 hakkasid Vene jõud siis ründama seda ala, forsseerima väikest Emajõge, nii et lahingud kestsid 3 päeva ja ma arvan, selle 3 päeva jooksul uputati siin jões päris palju varustust. See kott praegu tundub suht tühi ja liigume natukene edasi kurvi koha peale. Võib-olla vooluga lükkas sinna head kraami. Kuidas saak on? Ma ei tea, mis nad rääkisid, et siin nii. Paar isat veel, lähme liigume edasi. Jah, võib küll, ma arvan. Lähme otsime silla üles. Ja tavaliselt sillad alati annavad mingit head kraami. Kus maa? Nüüd tulime sillale lähemale ja lähme proovime silla alt otsida neid relvi, kiivreid. Sild on, nagu näete, väga lähedal. See oli see sama koht, kus tegelikult kunagi olid suured lahingud, aga nagu kaardil oli näha, enamus jõeülatuskohti oli ikkagi siin. Äkki õnnestub siin midagi leida. Kristo, mis sa arvad? Relvad juba paistavad põhjast. Boom. Jäätuur või? Kuule! See on jäätuur. Jäätuur, jah. See on päris laev. Mis te arvate, mis on? Ui, see on päris värske. See on päris värske. Kuidas narjad lök? Relv või? Ongi. Normaalne. Ongi relv. Mis see on? Täitsa lõpp. See on Saksa Mauser või? Päris korralik. Moosin. Nice. Hästi. See on Moosin Nõukogude relv. Nõukogude oma, jah. Ehk siis tõenäoliselt ühel Nõukogude väelasel ei õnnestunud jõgi ületada. Ma ütlen sulle, et see on muuseumi eksponaat. Vaata, kui hea seis on sellel raual. See on väga hea seis. Praegu tõmbasin välja mingi relva käepidema osa. Kahjuks see vintrau osa tuli lahti. Leidsime siis üks sõjaaegse tooli. Ehk siis, kui sa oled seal positsioonil, siis sa istud. Ja no mul oleks relva ka vaja ees. Et siin on nii palju metalli põhjas, et iga kord, kui ma viskan, ma tunnen, et millegi külge hakkab, aga kuna nii palju muda on, et ta laseb lahti. Ja praegu mul õnnestus vist midagi jälle kätte saada. Ja loodame, see on see sama relva osa, mille käepideme ma tõmbasin ära. Tundub, et mingi Vene tehnika osa. Aina rohkem muda alt tuleb kraami välja, nii et varsti tulevad uued leiud. Siin on midagi väga suurt. Praegu pool meetrit tõmbasime lähemale. Korralikud mulje tuli üle. Näete, mullitab kõik. Tuleb. Oi. Vaata, kus mullitab. Tuleb või? Jaa. Tuli või? Это якорь, ёпта. Ankur, suur ankur. Якорь древний. See on pirakas, ega me ei ole nii suurt ankurit ju saanud veel. Mairo, meie trofee ankur. See on ikka väga vana ankur. See on mingi tsaari aegne või? See on väga vana ankur. Ja kujut ette, kui maad pidi olema. Jaa. Vau. Vau. Emotsioonid. Aega võttis, aga kurat tuli välja.
ja tegelikult ma loosin veel 4 magnetit välja, nii et kui soovite magnetiloosist osa võtta, siis jälgige meid Instagramis ja lingid on videol. Vaatame, mis seal veel on, mis kaasa tuli. Lähme vaatame, sealt tuli veel palju kraami kaasa. Aga vaatame, mis siit veel kaasa tuli. Palju muda. Ahah, konserv. Kulda ei ole siin. Ei ole. Juba ei ole. Praegu Alex ütles Danu 500-aastane leid. Lähme, vaatame. Oi. Vaata, mul on juba külmavärinad, ma ei tea, mis see on. What? Ei ole! Normaalne. ja ma tean, kus see kirves Kas see ei ole mitte sõjakirves? See on sõjakirves ja see on... Seal oli meil 1200 midagi lahing. Ja. Henrik Liivimaa kroonikates oli kirjutatud, et oli lahing ja sakslased said tappa seal. Super säilivus. Mis sa arvad, jah? Viikingi oma. Aga ma pean veel sinna loopima natuke. Võt see on magnet fishing. Mis selle sõjakirve juures on äge? Ta on siiamaani terav. Et kui kõvemini vajutada, võib isegi sõrme veriseks tõmmata. Et tõepoolest, siin olid suured lahingud. Tõestusi saime palju. Et Kristo, kuidas sulle tundus tänane päev? Panid pikka tee maha? Ja ei, tasus tulla. See relv oli väga hea ja ankur on ka sitaks kõva. Tegelikult, ma arvan, tänase päevaga me saime hästi hakkama. Ja mida võib teha tegelikult paadiga siia tulla? Paadiga tõmmata. Kevadel jätkata, eks? Ma arvan küll, jah.